Tervist sõbrad, minu nimi on Janno Peensalu. See on Karjase kohvi saade. Ja see on juba teist korda, kui ma sedasama teemat salvestan, sest esmaspäeval kogu minu tunniajane salvestus läks vett vedama. See on, mis tehnika teinekord teeb. Eile oli mul Tallinnas religioonifilosoofia eksam ja täna ma teen siis seda salvestust uuesti. Mis läks kehvasti, tuleb teha uuesti. Ja me räägime sellisel teemal nagu, mida Jumal teeb minu sees, teel olles. Inimestena me vaatame mingi sihtpunkti peale, mingi eesmärgile, kus me tahame jõuda ja peame seda eduks, peame seda kordaminekuks, põhjuseks, miks juubeldada või tähistada. Aga Jumala eesmärk tema silmis on see hea töö, mis toimub meis teel sinna eesmärgile, nii, või eesmärgile. Ja nõnda siis on see perspektiiv võib-olla erinev, mis on inimesel ja Jumalal sellest kordaminekust ja edust, mis meie elus toimub. Nagu öeldud, me vaatame ühele lõppsihtmärgile, ühele saavutusele. Jumal ütleb, saavutus on see, mis on toimunud sinus samal ajal, kui sa sinna suunda liikusid. Ma tahan lugeda täna esimesest kuningate raamatust peatükk 19, salmid 1-7. Ja siin on juttu siis Eeliast ja kuningas Ahabist. Ahab jutustas Isebelile kõik, mis Eelia oli teinud. Ja kuidas ta oli mõõgaga tapnud kõik prohvetid. Need on siis Baali prohvetid. Siis läkitas Isebel käskjala Eeliale ütlema, Jumalad tehku minuga ükskõik mida, kui ma homme sel ajal ei tee sinu hingega, nagu sündis kõigi nende hingedega. Teisisõnu, Eeli, ma löön sind maha. 3. salm ütleb, kui ta seda nägi, siis ta võttis kätte ja läks ära oma hinge pärast. Ta jõudis Beersebasse, mis kuulub Juudale, ja jättis oma poisi sinna. Ta ise aga läks, kõrbes 1 päeva teekonna ning tuli ja istus ühe leetpõõsa alla, siis soovis ta oma hinges, et ta võiks surra ja ütles küllalt. Nüüd, Jehova, võta mu hing, sest ma pole parem kui mu vanemad. Ja ta heitis maha ning uinus magama leetpõõsa alla, aga vaata, üks ingel puudutas teda ja ütles temale, tõuse üles, söö. Ja kui ta vaatas enne, siis oli ta peatsis üks kuumadel kividel küpsetatud kook ja kruus vett. Ta sõi ja jõi ning heitis jälle magama. Aga Jehova ingel tuli veel teist korda ja puudutas teda ning ütles, tõuse üles, söö, sest sul on veel pikk tee ees. Ja me räägime sellest, mida Jumal teeb meiega ja meie sees teel olles. Olles rääkinud Eeliast, kes oli vägev prohvet Iisraelis. Me teame, et ilmub areenile seal, kus Jumal saadab ta Kriti jõe äärde ja ütleb, et ma olen käskinud kaarnaid sind seal toita ja mida ka Jumal tõepoolest teeb. Väga ebatõenäoline linnuliik, keda valida, et teha midagi sellist, et hoida alal prohvetit nälja ajal. Seejärel Jumal ütleb talle minna Sareptasse, kus talle on käskinud lesknaist Eeliat toita. Kui Eelia sinna jõuab, ta leiab, et tõepoolest on seal üks lesk, mitte pudrumäedega. Piimajõed ja lesed tol ajal virelesid ise ja seda ka see lesk oli. Tal oli pisut jahu, vakas, natukene õli kruusist, ütles me küpsetame veel poisiga väikse koogikese, sööme enne kui sureme. Aga Jumala sõna peale, mis Eelia kaudu sellele lesele tuli, see lesk nägi Jumala paljundamisimet, tema poeg ja Eelia elasid sellest kaua aega. Siis Eelia äratas üles lese poisi surnuist. Nii et märkimisväärsed imed toimuvad, mitte ainult märkimisväärsed, aga need on suured imed. Ja siis muidugi see koht, kus Eelia konfronteerib Baali prohveteid seal Karmeli mäel. Jumal vastab tulega taevast, Iisraeli rahvas parandab meelt, heidab silmili maha, pöördub jälle Jehova Jumala poole. Ja Eelia on põnevil sellest, mis Jumal teeb sel hetkel ja see on näide selles, kuidas Jumal võib ühe rahvuse silmad ja südame pöörata Jumala poole, tema poole
ühe hetkega. Ja samal päeval Eelia palvetab vihma ja tõepoolest selle palve peale vihm tuleb. Nii et Eelia on näinud võimsaid imesid. Kõik need imed, mida ma just siin ette lugesin. Aga kõige selle juures on Eelia ka siiski lihtsalt inimene. Nagu see vana hea Eesti mängufilm, kus öeldakse, et ikkagi inimene. Ikkagi on viisakust ja inimlikkust selles inimeses. Ja mul meeldib muidugi öelda, et inimeste kõik ühine probleem on see, et me oleme nii inimlikud. Ja kui sa vaatad seda saadet täna koos kellegiga, siis pööra selle kellegi poole, ütle, et ikkagi inimene. Ja seda oli ka Eelia. Ja see tuleb välja ja tuli välja ka selles loos. Nüüd sel päeval või õhtul, kui see Baali prohvetite suur konfrontatsioon oli ära toimunud, Eelia oli siis tapnud mõõgateraga 450 Baali prohvetit. Jehova Jumal oli tõestanud, et ta on ainukene tõeline Jumal. Ahab läks sel õhtul koju ilmselgelt ja tema naine Isabel küsis ilmselt oma mehe käest, ja see on illustratiivne siin, et kallis, kuidas sul läks see tööpäev täna? Mida põnevat juhtus? Ja Ahab rääkis oma naisele, kuidas seal oli suur massikoosolek ja prohvet Eelia tuli sinna ja Isabelil juba kulmud kerkivad, mis toimub seal ja siis ta rääkis sellest ohvri teemast ja kuidas siis lõppeks oli Jehova Jumal vastanud tulega taevast ja põletanud ära Eelia ohvri ja tõestanud, et tema on ainukene tõeline Iisraeli Jumal ja kuidas siis oli, ja muidugi selleks ajaks on juba Isabeli närv must, mis toimub ja siis Ahab lisas ja muuseas Eelia tappis 450 Baali prohvetit, kes muuseas olid Isabeli palgal ja sõid leiba Isabeli juures. Nii et mõistagi Isabeli närv läks mustaks. Isabel oli, nagu me näeme, täielik kontrollifriik. Nüüd võib-olla sa oled kogenud selliseid inimesi oma elus, võib-olla sa oled ise olnud mingis ajahetkes kontrollija. Ja Isabel kontrollis oma meest. Ilmselgelt üks nendest oli emotsionaalsed plahvatused või prahvatused, kui mees tegi midagi, mis talle meeldinud ja see pingeväli, mis tekkis nende kodus tegi seda, et Ahab ütles, okei, ja küll ma teen nii, kuidas sa tahad, nii et oma emotsioonide nagu plahvatamise kaudu Isabel kontrollis oma abikaasat kuningat Ahabit. Ja teine viis oli ilmselgelt, kuidas ta manipuleeris oma abikaasat, oli seks. Ja ka see tuleb välja Ilmutuse raamatus, kus räägitakse Isabeli nimelisest naisest. Mitte et konkreetselt see naine seal oli Isabel, aga piibel võrdleb teda temaga, üteldes, et ta juhatas minu rahvast, Jumala rahvast hoorama ja ebajumalaid teenima. Nii et Isabelil oli see võime. Nüüd Ahabil oli kindlasti ju võim Eelia üle. Tema oli kuningas, ta valitses, tal oli mingi sõjavägi, aga tal ei olnud võimu selle üle, mida Jumal tegi Eelia läbi. Mis ütleb ka meile täna seda, et Jumala kogudus, Jeesuse Kristuse kogudus siin maa peal on kõige võimsam institutsioon, mis siin maa peal olla saab. Ja kuigi sulle võib-olla ei meeldi sõna institutsioon, siis tea seda, et ka perekond on institutsioon. See on lihtsalt selline hea nimi ühele asjale, millele me ei oska paremat nimed panna. Aga selline ametlik termin. Ja Jeesus ütles, et mina ehitan oma kogudust ja põrgu valla väravad ei võida ära minu kogudust. Ja sõber, kui sa oled osa kogudusest, mis tähendab seda, et sa oled ühenduses, mitte lihtsalt, et sa oled kristlane ja praktiseerid usku oma kodus, iiale käi kuskil koos teiste kristlastega, ei ole ühenduses ülejäänud ihuga. Aga kui sa oled, siis sa oled osa ühest kõige võimsamast asjast siin maa peal. Ja meil pole vaja selle punkti juures pikalt peatuda, aga näide lihtsalt sellest, kuidas ka ajaraamatus öeldakse, kui minu rahvas, kes palvetab, ja seal öeldakse, et minu rahval on see võtmeroll rahvuse saatuse
tapmise juures ja see on tõde ka Eestimaa ja Eesti rahva kohta. Ja see on ka tõde Eestimaa ja Eesti rahva kohta. Nüüd Isabel saadab Eelia juurde sõnumitoojad, üteldes talle, et ma kavatsen sind maha lüüa. Nüüd me mõtleme niimoodi, et kui Isabel tõepoolest kavatses Eeliat tappa, siis ta oleks võinud ju kohe saata palgamõrvarid, mitte sõnumitoojad või viied, milleks saata sõnumi inimesed, kes ütlevad, et Isabelil on lähiperspektiivis plaanis, kui tal ajakava mahub, sind tappa. Arvesta sellega. No muidugi, sa saad juba põgeneda, sa saad ettevalmistusi teha, sa saad kuskil ennast ära peita. Nii et ilmselgelt Isabel ei taha Eeliat tappa, kuigi ta oli täiesti võimeline tapma prohveteid ja Obadja räägib sellest hiljem, kellega ka Eelia kohtub. Aga Isabel tahtis Eeliat heidutada. See on peamine asi, mida hingevaenlane saatan tahab teha sulle ja mulle. Heidutada meid. Panna meid järgi jätma, alla andma. Paneme mõtlema, et meie panus ei ole piisav. Me ei ole piisavalt head emad, me ei ole piisavalt head isad, me ei ole piisavalt head abikaasad, me ei ole piisavalt head ettevõtjad, me ei ole piisavalt head pastorid, me ei ole piisavalt head koguduse liikmed. Ma ei saa hakkama, vaata kuidas minu käes asjad õnnestuvad. Me võrdleme ennast teistega. Vaenlase sosistamine meie kõrva kogu aeg, vaata teda. Ja kui keegi teeb meist kehvemini, siis meil on põhjust teda süüdistada. Kui keegi teeb meist paremini, siis meil on põhjust tunda häbi, tunda ennast halvasti. Ja süütunne tegeleb sellega, mida me tegime, aga häbitunne sellega, kuidas me iseenda suhtes tunneme. Ja häbitunne on laastav ja võimeline juhatama inimese sealt edasi masendusse ja depressiooni, ärevushäiretesse, kuna me tunneme enda suhtes nõnda halvasti. Lihtsalt eile rääkisime ühe kalli õiga juttu, kes jagas, kuidas tal on olnud mõningad ärevushäire hetked ja lihtsalt ühes kohas, kus ta oli, mingi situatsioon tekkis ja ta tundis, et nagu kuidas ma niimoodi lasin juhtuda, kuidas see niimoodi nüüd on see situatsioon, see on midagi väärt isegi. Aga see, kuidas häbitunne või süütunne võib inimest halvata ja see on see, mis juhtus ka Eeliale ja mida tegelikult Isabel taotles. Kui Isabel oleks Eelia tapnud, siis Eelia surm ei oleks tingimata olukorda lahendanud. Eelia surm oleks või tapmine oleks teinud Eeliast kangelase, märtri ja võib-olla hoopis rahvast üles õhutanud. Aga Eelia heidutamine oleks tähendanud seda, et teda peetakse argpüksiks. See oleks andnud Isabelile võimaluse uuesti taastada see dominatsioon Baali kummardamise osas ja oleks puudunud see balansseeriv hääl kogukonnas, ühiskonnas, sellise prohvet Eelia hääl, see oleks välja lõigatud. Ja see, mida vaenlane püüab teha, ta püüab teha seda, et me ei tõstaks oma häält, me ei kuulutaks evangeeliumit, me ei jüngerdaks, me ei oleks valguseks ja soolaks selles maailmas, me tõmbuksime 4 seina vahele, meie kristlus on ainult privaatne asi. Ära räägi sellest, ära propageeri seda, ära suru seda mulle peale, samal ajal kui ukstest ja aknast surutakse meile peale igasugu asju, meie tähelepanu pärast käib võitlus, tuline võitlus. Et osta seda või minna kaasa selle või teise ideoloogia või filosoofiaga, võitlus käib. Ja me teame, et Eelia kuuleb seda sõnumit ja kardab. Nüüd hirm on üks tugevamaid emotsioone, mis meil võib olla. See võib panna meid tarduma. See võib panna meid põgenema. See võib tõsta asjad proportsioonidest täiesti välja. Kõik me teame seda, et hirmul on suured silmad. Vanarahvas ütleb niimoodi. See võib täielikult moonutada perspektiivi. Iga inimene võib tunduda kandidaat, kes tegi mulle seda, kes varastas ära mu jalgratta. Nüüd igal inimesel on midagi, mida ta lõppeks kardab. Võib-olla mõnel on see hirm kõrguse ees. Mõnel teisel on see võib-olla hirm rahva ees esineda.
mõni teine kardab ämblikuid, mõni kardab madusid, mõni kardab kiskjaid ja muuseas tehti uurimus, et kas inimesed kardavad rohkem lõvi või tsunamit. Ja enamus inimesi vastasid, et nad kardavad rohkem lõvi. Kuigi tsunamil on niisama võimas tapmisjõud kui mitte suurem. Aga lihtsalt inimesed kardavad teatud asju. Hirm surma ees, hirm valu ees, hülgamise hirm, läbikukkumise hirm, üksinda jäämise hirm. Hirm on viis, nagu Hebra kiri ütleb, hoida inimesi orjuses. Mitte surm ei hoidnud need orjuses, aga hirm surma ees või surmahirm. Nüüd hirm aktiviseerib sellise ajuosa, mida kutsutakse amygdala, mis signaliseerib närvisüsteemi, mis omakorda põhjustab, et teatud näärmed hakkavad tootma stressihormoone nagu kortisool ja adrenaliin ja lihased lähevad pingesse, veri pumbatakse südamest ära jäsemetesse, et olla valmis jooksma või põgenema või rünnakusse minema. Ja need ajuosad, nagu otsmikusagar, on häiritud ja me ei tee nendel hetkedel ja aegadel ratsionaalseid otsuseid. Me teeme lühiajaliste asjaolude najal väga kaugele ulatuvaid ja vääraid valikuid. Ja sellepärast kartuses või hirmu najal teha otsuseid ei ole tark. Ja sellepärast näiteks ka rahandusturud või aktsiaturud, valuutaturud, tihti inimesed paanitsevad, kuna neil on hirm ja nad teevad valed otsused. Emotsioonid ei saa valitseda ettevõtlust sellisel viisil, kuigi paratamatult nad seal kaasas käivad. Ja see on hämmastav, et tugev inimene nagu Eelia. Ja võib-olla sa pead ennast tugevaks inimeseks, võib-olla sa tead inimesi, kes on sinu silmis tugevad Kristuses, tugevad Jumalas, tugevad oma iseloomus, tugevad põhimõtetes. Neil on väärtushinnangud paigas, nad teavad, mida nad elus tahavad. Nad rühivad selle eesmärgi suunas ja ometi, et tugevad inimesed mingis ajahetkes võivad olla nii nõrgad. Ja meile ütleb ka Jakobuse kiri, et Eelia oli samasugune nõder inimene. Mingid sündmused on joondunud kokku, pettumused on kuhjunud, haavatavus kasvab ning ühel hetkel Eelia näeb kõike mustades värvides. Just nii nagu sellises filmis nagu Lennuplaan, kus näitleja Jodie Foster on seal oma tütrega ja kui ta jääb magama seal Airbus 382 tekiga lennukis, siis mingil hetkel, kui ta ärkab, on tütar kuskile kadunud. Ta arvab, et see on kuskil siin lennuki peal ringi hakanud tiirutama, ta otsib teda sealt ja ei leia teda, ühel hetkel mõistab, et ta on ära röövitud ja siis ta näeb igaüks, kellel on tumedamad juukse ja pikem habe, kes näeb välja võib-olla nagu terrorist, et kindlasti tema varastas ära minu tütre, ehk asjad lähevad proportsioonidest välja, hirm moonutab vaatepilti. Ja selle tõttu ka sellised haigused nagu psühhopsomaatilised haigused on võimelised tooma ihus esile sümptomeid, mille osas tegelikult orgaanilist patoloogiat ei ole. Ehk teisisõnu, tegelikult haigust ei ole. Ma muuseas loen ühte raamatut, mis on inglise keeles It's in your head, see on sinu peas kinni ja mitmed lood on seal juba olnud, mis on kõik psühhosomaatilised asjad, aga inimestel on tõelised sümptomid nagu teadvuse kaotus ja tõmblemised. Üks naisterahvas jäi pimedaks pooleks aastaks, tal lendas midagi silma, mingisugust puhastusainet, see ei olnud iseenesest võimeline inimest pimedaks tegema, see puhastati kõik ilusti välja, ta isegi nägi pärast seda, aga järgmisel päeval olid silmad udused ja ülejärgmisel päeval ta enam ei näinud. Ja kui nad olid teinud kõik need silmauuringud ja silmapõhja valgustundlikud närvirakud, kõik olid olemas, mingit atroofiat seal ei olnud, optiline närv, kõik töötas, silmafookus, lihaskond, kõik töötas, kommunikatsioon töötas, silm oli terve, aga inimene ei näinud, midagi oli juhtunud tema ajus ja see võttis pool aastat aega ja seal ei olnud ühtegi silmaoperatsiooni, silmatilka, mitte midagi, kirurgilist sekkumist. Inimene sai vabaks
kuna see ajuühendus sai lahti ühendatud. Midagi juhtus tema mõtlemisest, tema ajus, mis põhjustas selle haiguse. Samamoodi sarnaselt on hirmul võime värvida meie silmavaade väga mustaks. Hüpnotiseeriv hirmu mõju, hirmu valed ja lõpuks hirmu nõudmised. Ja nõnda siis Eelia põgeneb Karmelist Bersebasse, viib oma poisi. Ja piibel ütleb meile niimoodi, et kui ta seda nägi, salm 3. Nüüd, Isabel ei saatnud sõnumi toojat sellise, ma ei tea, tahvliga või iPadiga, et siin on Isabeli sõnum, ole hea loe. Okei. Et siis ta seda nägi. Ta ei näinud seda sellisel viisil, vaid ta nägi teatud pilte oma silma ees, kui ta kuulis Isabeli saadikut ütlemas talle, et see, mida Isabel kavatseb sinuga teha. Eelia nägi, kuidas ta peab kogu aeg põgenema või kuskilt teda salaja kinni võetakse ja võib-olla piinatakse ja mis kõik temaga juhtub. Ja see, mida ta nägi oma mõistuse ekraanil, põhjustas seda, et ta ei suutnud enam ratsionaalselt mõelda, selgelt mõelda. Tema pettumuste hulk kasvas temas ja ta põgenes oma elu eest. Hei, ma tänan sind, et sa viskasid pilgu peale Karjase Kohvi YouTube kanalile. Ja ma loodan, et see oli sulle õnnistuseks. Ja kui see julgustas sind, siis ma julgustan sind jagama seda videot kellegiga ja tellima seda kanalit ja panema üks like. Ja kui sa tahaksid seda kanalit toetada, siis siin on QR-kood selleks. Jumal õnnistugu sind. Suur tänu sulle ja näeme varsti jälle siin kanalil. Nii, sõbrad, me räägime Eeliast ja sellest, et ta on põgenemas oma elu eest. Ta läheb Bersebasse, mis kuulub Juudale, jätab oma poisi, oma teenija sinna. Nüüd see oli teine kuningriik. Teatavasti pärast Salomoni surma oli kogu Iisraeli kuningriik jagunenud 2. Allpool oli Juuda, ülevalpool oli Iisrael. Eelia tegutses peamiselt Iisraelis. Ahab oli seal see kuri kuningas. Ja Juudas oli olukord kindlasti parem, aga Ahab oli saatnud Eeliat otsima kõikidesse lähedal olevatesse kuningriikidesse ja siis, kui ta ei olnud leidnud Eeliat seal, oli ta lasknud needa neid kuningriike. Nii et Eelia oli täiesti teadlik, et Ahab või Isabel võib läkitada inimesi ei tea kus kohta. Nii et ta ei peatunud seal, vaid ta läks veel ühe päeva teekonna, läks kõrbesse, jõudis ühe leetpuu juurde, oli täiesti väsinud sellest põgenemisest, ööd ja päevad, ta ei maga, ta on rahutu ja ta lihtsalt istub sinna kadakapuu alla, ta on väsinud, tüdinud, läbi põlenud ja soovib oma hinges, et ta võiks surra. Nüüd pettumused elus ei tule mitte läbi selle, mida me leidsime, aga mida me ootasime leida. Ja Eelia pettumus tuli sellest, et ta oli panustanud sinna rahvuse vaimuliku maastiku kõik need aastad, teeninud ustavalt Jumalat, näinud imesid sündimas ja siis lõppeks see suur kogunemine, kus Jehova prohvet ja Baali prohvetid paluvad oma Jumalat ja lõppeks tõeline Jumal, Iisraeli Jumal, Jehova Jumal vastab tulega. Ja näis justkui, et rahvas oleks ju pöördunud Jumala poole ja seda ta ka tõesti tegi ja Eelia lootis, võib-olla ootas oma südames, et ka kuningas Ahab parandab meelt ja samuti tema naine Isabel pöördub selle kõige suure sündmuse peale, mis oli juhtunud seal, et Jumal taevast tulega vastas, pöördub Jumala, tõelise Jumala poole ja terve rahvus muutub ja nüüd, kus Isabel oli saatnud talle sõnumi, et ta plaanib teda maha lüüa, see oli toonud pettumuse Eelia südamesse, ta oli masendunud, ta oli kiusatud alla andma. Probleem oli Eelia fookuses. Ta suudab üksnes näha sel hetkel, mis on halb. Ja uuringud näitavad, et inimestel üldse on võime lihtsam näha negatiivseid asju nii inimestes kui sündmustes kui ükskõik milles, kui positiivseid asju. Kui keegi on pahane, tuleb koguduse pastori juurde, ütleb, ma tahan siit kogudusest ära minna. Mispärast? Siin koguduses pole armastust, grammigi armastust. Siis see pastor küsib selle naise käest või mehe käest, et kas sul on armastus siis? Jaa, mul on.
kallike, kus sa lähed, sina oled veel ainukene järgi jäänud, kellel armastus on siin koguduses, sina lähed ka minema, jumala eest. Aga kui see pastor ütleks sellele inimesele, et ole hea, enne kui sa ära lähed, siin on 2 A4 lehte, ühele kirjuta kõik head asjad, positiivsed asjad, mis siin koguduses sulle on juhtunud, mida see kogudus sinu jaoks on tähendanud, mis on juhtunud sinu vaimulikus elus ja kõik need asjad, eks ole, ja teisele kirjuta kõik negatiivsed asjad, mis siin koguduses on, siis tihti inimene suudab selle A4 negatiivse lehe täita kergesti. Asjad tulevad iseenesest ja positiivseid asju tuleb punnitada, see on tõde tõesti ka meil teinekord isikute osas. Me reageerime rohkem või sügavamalt, kui keegi meid tõreleb. Me reageerime sellele sügavamal tundega, kui näiteks, et me saame kiitust. Nii et tõrelemise kurbus võib tunduda tugevam kui kiituse rõõm. Ja jällegi, see on sellepärast, et me oleme negatiivsed oma liha loomuse tõttu, mis muidugi on tulnud pattu langemise läbi. Me mäletame samuti negatiivseid asju tõenäolisemalt kui positiivseid. Ja eesmärgi kallal töötades on lihtsam panna fookus selle peale, millest ma ilma jään, kui ma selle eesmärgi järgi lähen või see uus elusuund või uus koht või uus töökoht või ükskõik milline uus asi, kui see, mida ma saan kasu sellest. Nii et negatiivsed uudiseid samuti tajutakse tõesematena ja seetõttu valitsematena. Hämmastav. Ja see on tõsi, ma olen seda ise oma elus näinud. Keegi võib kuskil öelda, mingisuguses väikses maakoguduses näiteks, keegi ütleb kellelegi, kes mitu pühapäeva pole käinud, ütleb, eelmine pühapäev meil oli 20 inimest, kes said terveks ja said märkimisväärse ime just sellel pühapäeval, kui nende eest palvetati. Ja see, kes kuuleb, ütleb, ma ei tea, 20 inimest, meil ongi 30 inimest ja neid, ühesõnaga tal on raske seda uskuda. Aga kui see sama inimene ütleb, kas sa kuulsid, mida meie koguduse pastor tegi, millega ta hakkama sai? Ja siis ta ei pea lõpuni kuulama, ja seda ma usun, las ma helistan kohe oma sõbrannale ja räägin, mis on juhtunud ja palun, ühesõnaga. Meil on negatiivsusele lihtsam kalduda. Ja me võime pool ööd või pool õhtut või terve õhtut mõelda kellegi halvale kommentaarile. Päeva jooksul kuulsime, võib-olla meie ülemus, võib-olla keegi kaastööline ütles midagi ja kuigi me kuulsime palju positiivseid asju, siis see halb kommentaar jääb meile paremini meelde. Kui sa olid väike laps, tõid koju oma lõputunnistuse, sul olid seal 4, 5, ma loodan, võib-olla vahepeal ka mõni 3, näiteks matemaatika või keemia või füüsika või mis iganes, kui sa just on reaalainetest tugev ja nendest kõikidest hinnetest, sul võib-olla oli 2-3, oletame. Kõikidest nendest hinnetest, millistest sinu ema ja isa tahtsid sinuga kõige rohkem rääkida. Nendest 2 kõverast 3. Ja andku Jumal, et seal on 2 tunnistusel, sest me fokusseerime paratamatult negatiivsele ega pane sama kaalu sellele, kui palju asju oli hästi ja see on täpselt, mis juhtus eilele. Kui meil on tüli abikaasaga, siis meil vahetult pärast seda on väga raske mõelda ühegi positiivse omaduse peale, mis temas on. Kõik, mis me näeme, on paha, negatiivne ja muidugi psühholoogid panevad selle negatiivse nägemise kõik evolutsiooni arvele ehk et inimese arengul oli tähtis negatiivsest ennast hoida ja kaitsta ja tähele seda panna. Aga minu arust see on täielik rumalus, sest kuidas saab kogu aeg paranoiliselt, suurte silmadega, hirmusilmadega ringi vaadates, et kuskil ma ei tea, ei lähe liiga kaugele, siin on mingi oht, seal on mingi probleem. Püsin siin väikses piiratud ringis ja hoian ennast turvalisena. Kuidas saab mingisugunegi areng toimuda? Evolutsioon ju räägib, et inimene arenes millegist. Ja juba see idee käib sellele vastu, niikuinii see on vale ja me teame, et Jumal on maailma looja, kõigi liikide ja inimeste looja. Aga julgus on see, mis annab võimaluse areneda. Julgus toetab arengut. Hirm
pärsib arengut. Isegi kilpkonna elu ei liigu edasi, kui ta ei lükka oma pead välja sealt kilbi alt. Ja samamoodi, kui me ainult istume hirmu piirangutes, meie elu ei arene kuskil suunas. Ja Eelia on selles paigas, hirm on teda kammitsenud, ta soovib lihtsalt surra. Nüüd kõik, mida Eelia tegelikult sel hetkel vajab, on natukene puhkust, natukene lõõgastust, head sööki ja head und. Ja ma võtan väikse lonksu kohvi selle peale. Lõppeks, see on ju Karjase kohvi saade. Uni meie jaoks on tähtis, sest magades meie ihus toimub üks taastamine, katkiste rakkude väljavahetamine uute vastu ja meie aju talletab uut infot, toksiinid väljutatakse, ihukoed saavad taastatud energiaga ja ihu toodab uusi molekule ja hormoone ja valke ja lihased lõdvestuvad ja me vajame seda regulaarselt. Sellepärast, kui inimesed ei maga hästi, siis varem või hiljem teatud probleemid, patoloogiad hakkavad, sümptomid ilmuma ja me peame nendega tegelema. Nüüd, elus on selline muster või õelnõiaring nagu stress ja mured. Me kõik puutume sellega kokku. Kui palju me laseme muret oma süsteemi, oma mõttemaailma on ju meie valik, aga kõigil meil on pistmis sellega stress ja mured. Stress võib olla ka see, kuidas sa ise ennast näed, kuidas sa ennast väärtustad teiste seltskonnas, tekitab sulle stressi, nemad on paremad, mina vähem. Ühesõnaga, me tegeleme stressi ja muredega. Need omakorda põhjustavad nagu mentaalse tervise langust. Ja see omakorda hakkab põhjustama unetust ja me ei maga hästi. Ja meil selle tõttu tekib pidev väsimuse tunne. Pideva väsimuse tunde tõttu aga on meil raskused fokusseerimisega, mis omakorda toob juurde stressi ja muret ja see on nagu õelnõiaring. Need hulga haigusi on seotud magamatusega ja kui sa ei maga hästi, siis mu palve on sinuga, et issand annaks sulle taevalikku und ja aitaks sul võita need hirmud ja stressid ja taevane rahu valitseks ja hoiaks sinu mõtted südame Kristuses, Jeesuses. Uni parandab muuseas meeleolu ja see on, mis eilel oli kehvaks läinud, annab energiat. Ta oli omadega läbi ja väsinud ja läbi põlenud ja suurendab tähelepanuvõimet. Ja samuti söök mõjutab sinu tuju ja kontsentratsioonivõimet ja tähelepanuvõimet. Näiteks kofeiin ja suhkrused joogid võivad vaimse tervise sellisel madalal perioodil võimendada seda olekut ja me peaks olema ettevaatlikud selles suhtes. Samas köögiviljad ja näiteks omega-3 happed või rasvhapped, hapendatud toidud, teatud vürtsid, oad ja maitse roheline jälle toetab meie aju tegevust, sest meie aju vajab häid toitaineid, et tulla toime selle stressiga, mis maailmas täna on. Ja muidugi, ma ei tea, mis toitu täpselt ingel Eeliale pakkus, aga üks kook see oli. Aga see oli nii super vägev toit, et kui Eelia seda sõi, siis ta kõndis 40 päeva selle rammuga, mis see toit talle andis. Nüüd, kes teavad, tunnevad mind, teavad, et ma olen olnud alati suur sööja. Ma olen armastanud süüa volüüme. Ja sellepärast a la carte restoran ei ole minu lemmikkoht olnud, sest ma tulen alati tühja kõhuga sealt ära, sest ma olen pidanud sööma volüümi. Ja ma ei propageeri siin vale toitumist, aga mida ma ütlen on see, et hoolimata sellest, millist kogust toitu ma olen söönud või kui häid palasid ma olen söönud või kui kõrge toiteväärtusega toitu ma olen söönud, ma ei ole kunagi söönud sellist sööki, et selle söögirammuga ma oleks suutnud kõndida 40 päeva ja 40 ööd, aga Eelia tegi seda ja see oli see supertoit, mida ingel talle pakkus. Nüüd Eelia sai kosutust, sai puhkust, tema energia taastus ja ta liikus sealt edasi Hoorebi mäele, mis oli circa 300-400
kilomeetrit eemal. Tegelikult täpselt ei teata, kus see mägi asub, mõned arvavad, et see on Siina mägi. Lõpuni ei ole see kindel, aga igal juhul 100 kilomeetrit pidi Eelia kõndima. Ja Eelia tuli tegelikult lõppeks välja sellest kriisist. Ja doktor Ed Cole annab 10 punkti, kuidas kriisidega tegeleda. Ma tahan neid sinuga täna siin lühidalt jagada. Number 1 on see, et mõista, et kriisid on elus normaalsed. Tõepoolest, elus on kriise igas valdkonnas, millega iganes ei tegele, kellega sa ka kokku ei puutu. Ja kui sul üksinda ei ole kriise, mis niikuinii tegelikult ka on, siis teiste inimestega koos olles on ikka kriise ja kriisid tulevad, neid tuleb lahendada ja need on elus normaalsed ja tihti tee ühest ebastabiilsemast perioodist stabiilsema elufaasi juurde. Number 2. Järgi meie issanda mustrit ja mudelit ja andesta. Sest kui sa lähed läbi kriisist, teinekord on seal osapooled, kellele tuleb andestada või kelle käest tuleb andeks paluda ja see teeb seda, et me saame uude elufaasi siseneda ilma nende vanade peidetud, varjatud andestamatuse seemnetega, kibeduse seemnetega meie südames, mis niikuinii kasvaks uues keskkonnas ja olukorras välja ja toodaksid samad probleemid, nagu kadunud poja puhul juhtus seal kaugel maal. Nii et tuleb andestada ja läbi lõigata need vanad asjad. 3. Tunnusta, et Jumal, mitte inimene, on sinu allikas. 4. Ära satu paanikasse. Eelia kahtlemata võitles paanikahooga, ärevushäiretega, depressiooniga ja tegi otsuseid sellel ajal ja tihti need otsused ei ole mõistlikud ja on tehtud lühiajaliste asjaolude najal. 5. Tunnista Jumala suveräänsust. Me teeme oma parima ja siis me lihtsalt ütleme, Jumal, lõppeks on sinu käes. Siit edasi ma ei saa rohkem midagi panustada. 6. Ära piira Jumalat. Eelia elu on hea näide sellest, kuidas Jumal võib varustada nii mitmel eri viisil. Ja see, et ta tegi ükskord niimoodi, ei tähenda, et ta järgmine kord teeb täpselt samamoodi. Jumalal on 1000 viisi sinu varustamiseks või asjade tegemiseks meie eludes. 7. Alanda end Jumala vägeva käe alla, et talle olla sõna kuulelik. Ma ütlesin seda varem ja ütlen seda jälle, et Jumal alati ei vasta palve vastusega, vaid instruktsioonidega, kus meil tuleb olla sõna kuulelik millegile. Eelia koges seda samamoodi. 8. Usalda, et Jumal mõistab sind õigeks, tema mõistab õiglast kohut, tema rehabiliteerib sind, võib-olla on inimesed sulle kurja teinud, olnud ülekohtused su vastu. Usalda, et Jumal mõistab sind õigeks selles asjas. 9. Suhtle, hoia kommunikatsioonikanalid lahti. Näiteks kui sul on olnud võlgu, laenud, asjad, parim asi teha, suhelda. Me hoiame liinid lahti teiste oluliste inimestega, kellega on tekkinud kriisiaeg, suhtle. Ja suhtlemine lõppeks annab võimaluse selle suhte ära parandada ja 10. Tegutse põhimõtete või printsiibi alusel. Nüüd me teame seda, et eile läks sealt edasi Horebi mäele, Jumal kõnetas teda seal. Ta lasi minna temast mööda tormi ja siis maavärina ja siis tule ja Jumalat ei olnud üheski nendes ja lõppeks Jumal oli tasases vaikses hääles, mis õpetab meile seda ja õpetas ka Eeliale seda, et kuigi seal oli olnud suur massiüritus ja vägev sündmus toimunud, siis tõeline muutus meie elus tuleb esile läbi nende väikeste, nende tasaste asjade läbi, mida me igapäevaselt teeme. Ja see oli Jumala sõnum ka Eeliale. Kuigi sa nägid, et selle suursündmuse peale ei toimunud täpselt sellist muutust, nagu sa ette kujutasid, et Ahab ja Isabel ja kõik pöörduvad ja kogu maal kõik need ebajumalad tõmmatakse maha, siis Jumal ütles Eeliale, mul on 7000 inimest või 7000 meest, kes ei ole nõkutanud põlvi Baali ees. Ehk teisisõnu, Eelia, sinu teenistus ei ole tühja läinud. Sinu vaimulik teenimine siin maal, kuigi sa ei ole midagi eriti näinud ja see viimane sündmus justkui ka tekitas sulle pettumuse, on siiski sinu teenistus olnud viljakas. Mul on seetõttu, et sa oled külvanud siia maale, olnud olemas, lihtsalt eeskuju, sinu panus, sinu eesminemine, pioneeriks olemine on innustanud ja julgustanud ja kinnitanud inimesi, nii et mul on veel 7000 inimest järgi.
sinu teenistus on korda läinud, sa oled olnud edukas, sa ei ole võib-olla seda siiani näinud, aga Jumal ütleb Eeliale, need väiksed, tasased, igapäevased asjad on midagi head teinud. Suured sündmused, suur maavärin, suur tuli siin, suur torm siin, need on ka mingisugust mõju avaldanud, aga mitte nii palju kui see, mis tuleb igapäevastest tegemistest. Nii et Jumal annab Eeliale uue perspektiivi, annab talle uue eesmärgi ja Eelia läheb ja võiab 2 kuningat ja omale mantlipärija. Ja see lugu õpetab meile seda, et Jumal ei lõpeta midagi kunagi negatiivselt. Kui ma annan oma asjad üle temale, siis Jumal pöörab need ringi jälle heaks. 1. Moose 50:20 õpetab seda. Ja Jumal ütles Eeliale, mine tagasi tuldud teed. Nüüd me ütleme, kui ta pidi kogu selle tee sinna Oorebi mäele minema ja siis veel tagasi seda teed minema, mille pärast Jumal ei oleks võinud talle seal samas, kus ta oli alguses, kus ta sai selle sõnumi Isebelilt või hiljem Bersebas, kus ta oma poisi jättis anda selle sõnumi. Miks pidi kõik need 100 kilomeetrid minema sinna Oorebi mäele? Aga vastus on see, et see ei ole mitte ainult küsimus, et kus Jumal tahab, et sa oleksid või konkreetne koht või sihtmärk, aga ka see töö, mida Jumal teeb sinus ja minus teel olles, meie teekonnal. Ja see oli see, mida Jumal tegi Eelia sees. Ta lihvis tema iseloomu. Ta tegi teda tugevamaks. Tal oli aega seal mõelda ja arutleda enda sees asjades. Ja kuigi me loeme Jumala kõnest temale seal Oorebi mäel, siis Jumal tegeles ja kõnetas ja õpetas teda ilmselgelt ka seal juba teel olles. Piibel ütleb, inimene kavandab oma teed, aga Jumal juhib tema samme. Ja need viimased punktid ma tahaksin sinuga jätta. Number 1, Jumal jätkuvalt töötab meis. Teiseks, Jumalal on hea plaan sinu elu jaoks. Kolmandaks, kui sa tuled Jumala juurde usuga, Jumal tuleb sinu juurde imega. Ja neljandaks, usalda Jumalat ja täna teda selle eest, mida veel pole näha. Kuigi see ei ole veel esile tulnud, ma juba kiidan teda nagu Abraham, kes sai vägevaks usus, andes Jumalale austust, et Jumal on vägev tegema, mida ta on tõotanud. Ta ei olnud veel teinud, aga ta oli tõotanud ja tõotus on piisav, et Jumal selle lõpule viib. Viiendaks, sinu elu ei defineeri üks halb elu episood, 1 või 2 või mis iganes. Sinu elu ei ole defineeritud sellesse, justkui nagu sa hüppaksid kinos korraks 5 minutiks ühte filmi vaatama keset filmi ja ühe selle stseeni najal otsustaksid kogu selle filmi üle. Hei, sa pead lõpuni vaatama kogu selle filmi, et aru saada, mida see film tähendas. Ja pea meeles lõppeks, et Jumal ei lõpeta sinu lugu negatiivselt, sest, sõbrad, Jumal on sinu poolt. Jumal on koos sinuga ja Jumal on sinu sees. Ja suurim nendest on see, et Jumal on sinu sees. Nii et see ei ole ainult sihtmärgid, saavutused, need verstapostid meie elus, kus me ütleme, et siin on nüüd see, mida Jumal on teinud. Vaata, lõpuks on see ime käes, lõpuks on see palvevastus jõudnud, vaid ka see, mida Jumal teeb sinu ja minu sees teel olles. See hea töö toimub teekonnal. Nii et sõbrad, nende mõtetega ma julgustan teid täna. Olge vahvad, olge õnnistatud. Issand abiga näeme jälle.